Armsad lastekaitsetöötajad, väga märgilisel päeval olete teie kogunenud suvepäevadele juba 3. korda. Tundub, et traditsioon on saanud jõudu ja ma väga loodan, et tulevad 4., 5. ja 6. kord, kui te suvepäevi saate ühiselt pidada. Aga märgiline on tänane päev tõepoolest, sest samal ajal, kui teie arutate, kuidas tagada laste heaolu, kuidas toetada vanemaid, kuidas toetada üksteist, toimetavad Narvas ja Narva-Jõesuus meie riigi jõustruktuurid, et ära viia punamonumente. Ma usun, et ka see on osa sellest, millist elupaika, millist ühiskodu me oma lastele luua tahame. Aga kindlasti ja eriti Ida-Virumaal toob see kaasa võimalikke pingeid kogukonnas erikeelsete inimeste vahel ja lisab midagi ka teie igapäeva töö väljakutsetesse. Aga lapsed, eluõied. Lastega on see lugu, et 5% Eesti elanikkonnast on alaealised. See on väga suur osa ja kui me arvestame, et lastel on ka vanemad, siis puudutab teie töö kindlasti vähemalt poolt Eesti elanikkonnast. Ehk teil on nii vastutust kui ka mõju ja võimu. Mõju ja võimuga on see lugu, et seda tuleb kasutada tasakaalukalt ja suunata õigesti. Mina tean, lastekaitsetöötajad Eestis seda teevad. Ma usun, et sotsiaalvaldkonnas olete teie ühed kõige professionaalsemad ja kindlasti ühed kõige toetatumad töötajad, sest minu teada ei ole ühtegi teist sotsiaaltöö valdkonna ametnikku või ka töötajad, keda riigieelarvest supervisiooni ja kovisiooniga toetatakse. Samamoodi väga spetsiifiliste täiendkoolitustega. Aga töö lastekaitsetöötajana on tõepoolest vastutusrikas ja me teame, et muresid meie lastel kahetsusväärselt jätkub. Mõtleme vaimse tervise teemade peale, laste ja noorte suitsiidide rohkuse peale, siis on see juba väljakutse number 1. Aga kust me kõiki laste probleeme ju tahame lahendama hakata, et see on kodu. Ja kodu see tähendab teie tööd lastevanematega. Teie vahendate lastevanematele vajadusel vanemluskoolitusi, nõustate neid. Teie juhendate neid siis, kui pered lahutavad, siis, kui lapsel läheb koolis halvasti, siis, kui lapsel on käitumisprobleemid. Esimene kontakt on ikka kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja, kes oma nõu ja jõuga appi peab tulema. Mured ei lõppe ilmselt lastel kunagi ära. Mis on tähtis, on see, et me neid märkaksime. Ja mul on hästi hea meel küll selle üle, et kui lastekaitseseadus omal ajal sai vastu võetud, siis küsisid kriitilisemad ajakirjanikud, et kas siis nüüd hakkab neid abivajavaid lapsi nagu rohkem olema ja jõuame seal 10 000-ni. Toona oli meil statistika kohaselt abivajavaid lapsi 1500. Minu vastus siis oli ja on ka täna, olgu või 10 000, olgu või 20 000, peaasi, et me märkame neid lapsi ja peaasi, et me suudame neid lapsi abistada. Ja ongi kasvanud. Abivajavate laste hulk on kasvanud, aga mitte sellepärast, et ilmtingimata ja ainult abivajadus kui selline on kasvanud. Me oskame märgata rohkem ja koostöös huviharidusega, kooliga, lasteaiaga, vanematega, perearstidega, pereõdedega me märkamegi rohkem ja saame aidata rohkemaid lapsi. Teie saate aidata rohkemaid lapsi. Ma arvan, et see on hästi oluline. Mida me ka riigi poolt oleme püüdnud teha, et võib-olla ei ole need muudatused olnud viimasel aastal
väga suured, aga siiski me oleme tegelikult pakkunud ju kohalikele omavalitsustele tuge sellega, et me hakkame taas vahendama puudega laste informatsiooni nende laste kohta, kes siis tulevad puude raskusastet taotlema ja see annab teile võimaluse reageerida varasemalt. Informatsioon potentsiaalsest abivajadusest jõuab paremini teieni. Samamoodi loetud päevade pärast jõustub perelepitus. Paljudele teist on perelepitus juba ammu tuttav asi ja seda on ka kasutatud. Aga nüüd te saate suunata inimesi, nõustada neid pöörduma Sotsiaalkindlustusameti poole, riikliku perelepitusteenust saama, mis on riigi poolt rahastatud ja tasuta nii lahku läinud vanematele kui ka kohalikule omavalitsusele. Eks neid suuremaid ja väiksemaid asju on veel, millega me tegelenud oleme ja mida me püüame ka ühiselt koos veel teha. Üks teemade nii-öelda pakett, mis vajab lahti arutamist, on jätkuvalt rollide selgus. Ka sellega me tegelikult igapäevaselt siin ministeeriumis tegeleme ja mul on hea meel, et seal on olnud ka väga suur teie panus. Aga vaatamata nendele oludele, mis meie ümber on, täna siis, eks ole, punamonumentide teisaldamine ja ärevus õhus, 24. veebruarist alates ärevus ja töökoormuse kasv teil tänu Ukraina sõjale ja Ukraina laste siia tulemisele, sest lapsi on tõepoolest päris palju Eestisse jõudnud. See tähendab ka laste muresid, mis on siia jõudnud, sest ilmselgelt Ukraina lapsed, kes on sõja eest pakku tulnud, on üsna teistsuguses olukorras ja haavatavamad kui meie lapsed. Ka seal tegelikult väike leevendus seaduse muudatuse näol ju sai ellu kutsutud, et kui peaks olema neid lapsi, kes on tulnud siia küll saatjaga, aga saatja ei ole nende hooldusõiguslik isik, et saab siis kiirendatud ja lihtsustatud korras seda esmast õiguskaitset rakendada ja selle kehtivusaeg on siis kuni ajutise kaitse staatuse lõpuni, et ei pea ilmtingimata minema kiiresti uuesti kohtusse dokumente ette valmistama ja ma usun, et ka see on väike leevendus. Aga taas, kui 24. veebruar tõi meile täiesti õigustamata äärmiselt jõhkra ja vägivaldse sõja Euroopasse, siis mõned aastad tagasi tuli meile ja kogu maailmale COVID. Ka COVID ei ole kuskile kadunud ja lapsed, kes on olnud üsna suure osa viimastel aastatel ka distantsõppel, õnneks järjest vähem ja loodetavasti edaspidi üldse mitte, vajavad täiendavat abi ja tuge. Perepinged kodus olemise perioodil on kasvanud. Me teame, et ka perevägivalda on tulnud juurde. Eks ta on, kui inimesed on sundolukorras, siis tekivad ka täiendavad pinged. Ja teie töölaud on kuhjas täis. Teie töölaud on kuhjas täis ja kahetsusväärselt ma arvan, et teie abikäsi paluti ka siis, kui talvel energiatoetusi menetlema hakati. Võib-olla ka nüüd, kus me teame, et toimetulekutoetust taotlemine on pea kolmekordistunud, sama on juhtunud ka toiduabiga. Sotsiaaltöö on midagi, mis ei saa kunagi otsa. Mida paremad me oleme, seda rohkem on meil teha. Ma väga-väga loodan, et te olete saanud sellel suvel ka puhata, oma perega koos olla. Ja mul on hea meel, et nüüd te saate professionaalid omavahel mõtteid vahetada, jõudu koguda järgmiseks sügistalviseks perioodiks, selleks, et järgmine aasta siis loodetavasti taas kokku tulla. Ma olen tänulik Sotsiaalkindlustusametile, samamoodi tänulik Tervise Arengu Instituudile, Lastekaitse Liidule. Koostöö meil omavahel on olnud hea ja ma tean, et te olete ka täna seal koos. Mina vabandan, ei ole teiega, aga nagu aru saite, ajad on ärevad ja tänane hommik tööülesannetega algas mul juba kell 6
ja lõppu täna teada ei ole. Aga ma loodan, et järgmine aasta ma olen teiega ja vahepeal kindlasti ühest kohalikust omavalitsusest teise, mõned konverentsid, seminarid, ma püüan teiega ühineda. Ilusat seminari teile!